praegu, sel hetkel, kui sa loed neid sõnu, liigud sa läbi ruumi kiirusega, mis ületab 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Mitte 1000, mitte 100 000, 2 miljonit. Sa ei tunne seda, sa ei näe seda, aga see toimub. Iga rakk su kehas, iga aatom su luudes, iga mõte su ajus. Kõik see sööstab läbi universumi kiirusega, mis muudaks maa ja kuu vahelise distantsi vähem kui 2 tunniga. Ja kõige hullem, sa ei saa seda kunagi peatada. Inimesed räägivad sageli, et nad tahavad rahu. Nad tahavad peatuda. Nad tahavad hetke, kus miski ei liigu. Aga see on võimatu. Mitte ainult raske, võimatu. Sest isegi kui sa lamaksid täiesti paigal, silmad kinni, hinge kinni hoides, liiguksid sa ikkagi läbi kosmose kiirusega, mis ületab kõike, mida inimaju suudab intuitiivselt mõista. Me oleme kõik vangid ühel planeedil, mis ei peatu kunagi. Ja see on alles algus. Kujuta ette, et sa seisad täiesti paigal. Täiesti. Mitte liigutust, mitte hingamist, mitte midagi. Kas sa oleksid siis paigal? Vastus on nii radikaalselt ei, et see muudab kogu su arusaama reaalsusest. Sest sel hetkel, kui sa arvad end olevat paigal, toimub su kehaga vähemalt 10 erinevat liikumist korraga. 10. Ja iga järgmine liikumine on kiirem kui eelmine. Palju kiirem. Esimene liikumine on ilmne. Maa pöörlemine ümber oma telje. Aga kui kiiresti? Ekvaatoril, kus maa ümbermõõt on suurim, liigud sa kiirusega 1670 kilomeetrit tunnis. Iga sekund viib su peaaegu pool kilomeetrit edasi. Aga sa ei tunne seda. Mitte kõige väiksematki vihjamist. Sest kõik su ümber liigub täpselt sama kiirusega. Õhk, maapind, hooned, puud, kõik. See on nagu olla rongis, mis sõidab täiuslikult siledal rööpal. Sa ei tunne kiirust, sa tunned ainult rahu. Aga rahu on illusioon. Teine liikumine on juba hullumeelsem. Maa ei ainult pöörle, ta tiirleb ümber päikese. Ja see tiirlemine toimub kiirusega 107 000 kilomeetrit tunnis. Loe see uuesti. 107 000. Iga sekund viib su 30 kilomeetrit edasi mööda orbiiti, mis on nii suur, et valgus, kiireim asi universumis, vajab 8 minutit, et päikesest maani jõuda. Ja me läbime selle tohutu ringjoone iga aasta. 365 päeva. 8076 tundi. Ja iga tund liigume 107 000 kilomeetrit. Aga see pole veel kõik, sest päike ei seisa ka paigal. Aastal 1953 tegi astronoom Vera Rubin Carnegie observatooriumis avastuse, mis muutis kogu meie arusaama galaktikast. Ta mõõtis tähtede liikumiskiiruseid linnutee äärealadel ja avastas midagi võimatut. Tähed liikusid palju kiiremini, kui nad pidanuks. Palju kiiremini. Nii kiiresti, et kogu galaktika peaks lagunema. Aga see ei lagunud. See tähendas ainult ühte. Seal oli midagi, mida me ei näinud. Midagi, mis hoidis kõike koos. Midagi, mida me nimetame nüüd tumeaineks. Aga Rubini avastus paljastas ka midagi muud. Midagi, mis puudutab sind isiklikult. Tema mõõtmised näitasid, et meie päike koos kõigi oma planeetidega, koos maaga, koos sinuga, liigub ümber galaktika keskme kiirusega 220 kilomeetrit sekundis. Mitte tunnis. Sekundis. See on 800 000 kilomeetrit tunnis. Iga tund läbime me distantsi, mis võrdub 2 maa ja kuu vahelise kaugusega. Ja see reis ei ole lühike. Meie orbiit ümber galaktika keskme on nii tohutu, et ühe täisringi läbimine võtab 225 miljonit aastat. Viimati, kui päikesesüsteem oli täpselt seal, kus ta on praegu, kõndisid maal esimesed dinosaurused.
Triassi perioodi algus. Pangea oli alles terviklik. Ookeanid olid erinevad, õhk oli erinev. Ja ometi me oleme nüüd tagasi samas punktis galaktikas. Üks täisring, üks galaktiline aasta. Aga isegi see ei ole meie lõplik kiirus. Kujuta ette 2 süsteemi. Esimene on su keha. Triljonid rakud, millest igaüks teeb oma tööd. Süda pumpab verd, kopsud hingavad õhku, aju töötleb informatsiooni. Kõik see toimub sinu teadmata. Sa ei pea mõtlema, kuidas südant lüüa panna. Sa ei pea käskima maksale toksiine filtreerida. See lihtsalt toimub. Automaatselt, sünkroonselt, täiuslikult. Nüüd kujuta ette teist süsteemi, galaktikat. 200 miljardit tähte, millest igaüks tiirles oma orbiidil. Mõned kiiresti, mõned aeglaselt. Mõned keskme lähedal, mõned äärealadel. Aga kõik liiguvad koos. Kõik järgivad samu füüsikaseadusi. Kõik on osa ühest süsteemist. Nüüd kujuta ette midagi uskumatut. Need 2 süsteemi, su keha ja galaktika, on üllatavalt sarnased. Mõlemad on keerulised süsteemid, kus miljardid komponendid töötavad koos. Mõlemad on ise organiseeruvad. Mõlemad on dünaamilised. Ja mõlemad liiguvad pidevalt. Sest galaktika ei seisa ka paigal. Aastal 1917 tegi astronoom Vestos Slipher Lowelli observatooriumis Arizonas avastuse, mis šokeeris kogu teadusmaailma. Ta uuris galaktikate spektreid ja avastas, et peaaegu kõik galaktikad liiguvad meist eemale. Nende valgus oli nihkunud punase poole. Märk sellest, et nad kaugenevad. Aga üks galaktika oli erinev. Andromeda galaktika. Tema valgus oli nihkunud sinise poole. Ta ei kaugenud. Ta lähenes. Ja ta läheneb siiani, kiirusega 300 kilomeetrit sekundis. See on 1 100 000 kilomeetrit tunnis. Andromeda ja linnutee. 2 hiiglaslikku galaktikat, millest igaühes on 100 miljardeid tähti, liiguvad teineteise poole. Nad kukuvad teineteise suunas gravitatsioonitõmbel, mis on nii võimas, et mitte miski ei saa seda peatada. Aga see pole kokkupõrge. Mitte veel. Andromeda on praegu 2,5 miljonit valgusaastat meist eemal. Isegi sellise kiirusega kulub kokkupõrkeni veel 4 miljardit aastat. Aga see juhtub. Astronoomid on seda arvutanud, simuleerinud, visualiseerinud. Nad teavad täpselt, mis juhtub. Esimene kokkupuude toimub umbes 3 miljardi aasta pärast. Galaktikate välised osad hakkavad segunemist. Tähed ei põrka kokku. Vahemaad on liiga suured. Aga gravitatsiooniväljad moonutavad mõlemad galaktikat. Spiraalharud rebenevad. Uued tähed sünnivad gaasipilvede kokkupõrgetest. Taevapilt maalt, kui maa siis veel eksisteerib, muutub äratundmatult kauniks ja hirmutavaks. Seejärel toimub teine läbiminek. Galaktikad läbivad teineteist, aga gravitatsioon tõmbab nad tagasi. 3. läbiminek, 4. Iga kord segunevad nad rohkem. Iga kord kaotavad nad rohkem oma algset struktuuri. Ja lõpuks, umbes 7 miljardi aasta pärast, sulavad nad kokku üheks hiiglaslikuks elliptiliseks galaktikaks. Astronoomid on sellele juba nime andnud, Milkomeda. Aga see tähendab midagi olulist praegu, sel hetkel. See tähendab, et linnutee ei liigu lihtsalt ümber oma keskme. Ta liigub ka Andromeda suunas. Ja see liikumine lisab meie kogukiirusele veel ühe komponendi. Aga isegi see ei ole lõpp. Aastal 1933 avastas astronoom Harlow Shapley Harvardi ülikoolis, et galaktikad ei ole universumis juhuslikult jaotunud. Nad moodustavad gruppe, parvi, struktuure. Meie linnutee kuulub gruppi, mida nimetatakse kohalikuks galaktikaparveks. Selles parves on üle 50 galaktika. Andromeda on suurim, linnutee on teine.
Ülejäänud on väiksemad, kääbusgalaktikad, mis tiirlevad meie ümber nagu kuud planeetide ümber. Aga kogu see parv, kogu see 50 galaktika süsteem liigub kui üks tervik, liigub gravitatsioonitõmbel, mis tuleb meist kaugelt, väga kaugelt. Aastal 1993 avastas rahvusvaheline astronoomide meeskond midagi, mida nad nimetasid suureks atraktooriks. See oli gravitatsiooni anomaalia, piirkond ruumis, kus gravitatsioon oli palju tugevam, kui ta peaks olema. Ja kõik galaktikad meie ümbruses liikusid selle suunas, kaasa arvatud meie. Suur attraktor asub umbes 200 miljonit valgusaastat meist eemal kolmnurga tähtkuju suunas. Aga me ei näe seda otse. Linnutee, oma gaas ja tolm blokeerivad vaate. Aga me näeme selle mõju. Me näeme, kuidas galaktikad liiguvad. Me näeme, kuidas ruum ise paindub selle massi ümber. Ja me liigume selle suunas kiirusega 600 kilomeetrit sekundis. See on 2 020 000 kilomeetrit tunnis. Iga tund läbime me distantsi, mis võrdub 50 maa ja kuu vahelise kaugusega. Iga päev läbime me distantsi, mis võrdub 300 maa ja päikese vahelise kaugusega. Aga siis avastati midagi veel suuremat. Aastal 2005 avastas astronoom Brent Tully Hawaii ülikoolis, et suur attraktor pole lõpp-punkt. See on ainult vahepeatus. Sest suur attraktor ise liigub koos meiega. Liigub gravitatsioonitõmbel, mis tuleb veel kaugemalt. Tully nimetas seda struktuuri Laniakiaks. Hawaiis tähendab see tohutu taevast. Ja see on tõesti tohutu. Laniakea on superparv, galaktikaparvede parv. Selles on 100 000 galaktikat. Iga galaktikas on miljardeid tähti. Iga tähe ümber võib olla planeete. Ja kogu see struktuur, kogu see uskumatu kogus ainet ja energiat liigub kui üks organism. Me oleme osa sellest organismist. Väike rakk tohutus kehas. Ja see keha liigub. Kujuta ette, et sa seisad jõe kaldal. Vesi voolab. Sa näed seda. Sa kuuled seda. Aga kui sa hüppaksid vette ja laseksid end vooluga kaasa kanda, kas sa tunneksid siis liikumist? Mitte päris. Sa liiguksid koos veega. Kõik su ümber liiguks sama kiirusega. Sa tunneksid end olevat paigal, kuigi tegelikult liiguksid sa. Nüüd kujuta ette, et kogu universum on nagu jõgi. Mitte vesi, vaid ruum ise. Ja see ruum voolab. Mitte ühes suunas, vaid paljudes. Keerised, vooluharud, kokkujooksmised. Ja meie galaktika, meie galaktikaparv, meie superparv, oleme selles voolus. Me liigume mitte ainult oma gravitatsioonitõmbel, vaid ka ruumi enda liikumise tõttu. Aastal 2010 avastas astronoomide meeskond, mida juhtis Aleksander Kašlinski NASA Godardi kosmosekeskusest, midagi uskumatut. Nad uurisid kosmilise mikrolaine taustkiirguse andmeid, valgust, mis on jõudnud meieni universumi kõige varasematest aegadest. Ja nad avastasid, et galaktikaparvede liikumises on muster. Kõik liiguvad ühes eelistatud suunas. Kõik voolavad ühe piirkonna poole. Nad nimetasid seda tumedaks vooluks. Tumeda voolu kiirus on umbes 1000 kilomeetrit sekundis. See on 3 600 000 kilomeetrit tunnis. Ja me oleme osa sellest voolust. Me liigume koos miljardite teiste galaktikatega suunas, mida me ei näe. Suunas, mis asub väljaspool meie vaadeldavat universumit. Suunas, kus võib olla midagi nii massiivset, et see tõmbab endaga kaasa tervet universumi osa. Või võib-olla pole seal midagi. Võib-olla on see lihtsalt ruumi enda omadus. Võib-olla voolab ruum nagu vesi ja me oleme lihtsalt kaasa kantud. Võib-olla pole meil kunagi võimalik seda täielikult mõista, sest me oleme osa süsteemist, mida me üritame uurida. Aga üks asi on kindel. Me liigume pidevalt, peatumatult. Kiirusega, mis ületab 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Nüüd pane kõik kokku.
kõik need liikumised, kõik need kihid. Esiteks, maa pöörlemine. 1670 kilomeetrit tunnis ekvaatoril. Sa liigud koos planeediga, mis pöördub nagu hiiglaslik karussell. Teiseks, maa tiirlemine ümber päikese. 107 000 kilomeetrit tunnis. Sa liigud mööda orbiiti, mis on nii suur, et valgus vajab 8 minutit keskpunktist ääreni. Kolmandaks, päikesesüsteemi liikumine ümber galaktika keskme. 800 000 kilomeetrit tunnis. Sa liigud koos tähtedega, mis moodustavad linnutee spiraalharud. Neljandaks, linnutee liikumine Andromeeda suunas. 1 100 000 kilomeetrit tunnis. Sa liigud koos galaktikaga, mis kukub teise galaktika suunas kokkupõrkele, mis toimub miljardite aastate pärast. Viiendaks, kohaliku galaktikaparve liikumine suure attraktori suunas. 2 020 000 kilomeetrit tunnis. Sa liigud koos 10 galaktikatega gravitatsioonianomaalia suunas, mida me ei näe. Kuuendaks, Laniakea liikumine tumeda voolu suunas. 3 600 000 kilomeetrit tunnis. Sa liigud koos 100 000 galaktikaga suunas, mis asub väljaspool meie vaadeldavat universumit. Aga need liikumised ei liidetakse lihtsalt kokku. Nad on erinevates suundades. Mõned tühistavad teineteist osaliselt, mõned võimendavad. Täpne arvutus on keeruline. See nõuab vektorite liitmist, koordinaatsüsteemide teisendamist, relatiivsusteooria arvestamist. Aga tulemus on selge. Meie lõplik kiirus läbi universumi, arvestades kõiki neid liikumisi, kõiki neid kihte, on umbes 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Võib-olla veidi rohkem, võib-olla veidi vähem. Täpne number sõltub sellest, kuidas me defineerime paigalseismist universumis, mis ise laieneb. Aga number pole oluline. Oluline on mõistmine. Miks me seda ei tunne? Miks tundub, et me oleme paigal? Vastus on lihtne ja sügav korraga. Me ei tunne kiirust. Me tunneme ainult kiirendust. Kui sa sõidad autos konstantse kiirusega mööda täiuslikult siledal teel, silmad kinni, ei suuda sa öelda, kas sa liigud või seisad. Aga kui auto hakkab pidurdama või kiirendama, tunned sa seda kohe. Sinu keha surutakse istme vastu või tõmmatakse edasi. See on kiirendus. Ja kõik meie kosmilised liikumised on peaaegu täiuslikult ühtlased. Maa pöörlemine aeglustub, jah, umbes 2 millisekundit sajandi jooksul. Aga see on nii aeglane, et me ei tunne seda. Meie orbiit ümber päikese on nii stabiilne, et ta on püsinud muutumatuna miljardeid aastaid. Galaktika liikumine on nii sujuv, et tähed säilitavad oma positsioonid miljoneid aastaid. Me oleme nagu reisijad rongis, mis sõidab täiuslikult siledal rööpal. Rong liigub, aga me ei tunne seda. Me vaatame aknast välja ja näeme maastikku möödumas, aga me ei tunne liikumist. Me tunneme ainult rahu, aga see rahu on illusioon. Sügavalt eksitav illusioon. Sest tõde on see, et sa ei ole kunagi olnud paigal. Mitte kunagi. Mitte ühtegi hetke oma elus. Isegi enne su sündi, kui sa olid veel emaka sees, liikusid sa läbi universumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Ja pärast su surma, kui su aatomid on jälle osa planeedist, liiguvad nad edasi. Igavesti. Paiganseis on võimatu. Mitte ainult raske saavutada, võimatu. Sest isegi kui sa suudaksid peatada kõik oma liikumised maa suhtes, liiguksid sa ikkagi koos maaga. Ja isegi kui sa suudaksid kuidagi lahkuda maalt ja peatuda päikese suhtes, liiguksid sa ikkagi koos päikesega. Ja isegi kui sa suudaksid peatuda galaktika suhtes, liiguksid sa ikkagi koos galaktikaga. Pole olemas absoluutset paigalseismist. Pole olemas punkti universumis, mida saaks nimetada paigal. Kõik on suhteline. Kõik liigub. Alati. Mõtle sellele hetk. Mõtle tõesti. Sa istud praegu või seisad või lamad ja loed neid sõnu. Sa tunned end olevat paigal.
aga sel hetkel, täpselt sel hetkel, liigud sa läbi ruumi kiirusega, mis ületab 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Iga sekund viib su 600 kilomeetrit edasi. Iga minut 36 000 kilomeetrit. Iga tund 2 miljonit. Kui kaua sa lugesid seda teksti? 5 minutit? 10? Selle aja jooksul oled sa liikunud läbi universumi distantsi, mis võrdub Maa ja Kuu vahelise kaugusega. Sa oled ületanud 380 000 kilomeetrit ja sa ei tundnud midagi. See muudab midagi, eks? See muudab sinu suhet reaalsusega. Sest äkki mõistad sa, et kõik, mida sa pidasid stabiilseks, on tegelikult dünaamiline. Kõik, mida sa pidasid püsivaks, on tegelikult ajutine. Kõik, mida sa pidasid kindlaks, on tegelikult voolav. Su kodu ei ole paigal. Ta liigub läbi universumi koos sinuga. Su linn ei ole paigal. Su riik ei ole paigal. Isegi mäed, need sümbolid igavesest püsivusest, liiguvad läbi kosmose kiirusega, mis muudaks nad sekundiga tolmuks, kui nad äkki peatuksid. Aga nad ei peatu, mitte kunagi. Ja sina ka mitte. Aga nüüd tuleb midagi, mis muudab kõike veelgi veidramaks. Midagi, mis pöörab pea ringi. Sest see, et sa liigud kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis, ei tähenda ainult seda, et sa liigud. See tähendab, et su aeg liigub teisiti. Aastal 1905 avaldas Albert Einstein oma erirelatiivsuse teooria. Üks selle teooria põhiväiteid oli nii radikaalne, et isegi teised füüsikud ei uskunud seda alguses. Einstein väitis, et aeg ei ole absoluutne. Aeg ei liigu kõigile ühesuguse kiirusega. Aeg sõltub sellest, kui kiiresti sa liigud. Kui 2 objekti liiguvad erinevate kiirusega, liigub nende aeg erinevalt. Kiiremini liikuva objekti jaoks aeglustub aeg. Mitte palju. Igapäevaste kiiruste puhul on erinevus mikroskoopiline. Aga see on reaalne, mõõdetav, tõestatud. Ja see tähendab midagi uskumatut. See tähendab, et sina, praegu, sel hetkel, elad teises ajas kui keegi, kes liigub sinust erineva kiirusega. Mitte metafooriliselt, sõna otseses mõttes. Kujuta ette 2 kaksikut. Üks jääd maale, teine läheb kosmoselaevaga, mis liigub lähedal valguse kiirusele. Oletame, et 90% valguse kiirusest. Kosmoses olev kaksik reisib 10 aastat oma aja järgi. Aga kui ta naaseb maale, on siin möödunud 22 aastat. Tema vend on 22 aastat vanem. Aga tema ise on ainult 10 aastat vanem. See pole ulme, see on füüsika, see on tõestatud. Aastal 1917 viisid füüsikud Joseph Haffele ja Richard Keating läbi eksperimendi. Nad panid aatomkellad lennukitesse ja lendasid ümber maailma. Üks lend itta, teine läände. Kui nad naasid, näitasid kellad erinevat aega. Mitte palju, nanosekundeid, aga erinevust oli. Täpselt nii palju, kui Einstein ennustas. Ja see tähendab, et sina, kes liigud läbi universumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis, elad teises ajas kui keegi, kes liiguks teise kiirusega. Erinevus on väike, uskumatult väike, aga see on olemas. Iga sekund, mida sa elad, on veidi erinev sekundist, mida elaks keegi, kes oleks paigal, kui selline asi oleks võimalik. Aga see pole võimalik, sest pole olemas absoluutset paigal seismist. Pole olemas absoluutset aega. On ainult suhteline aeg, suhteline liikumine, suhteline reaalsus. Aga miks me ei liigu kiiremini? Miks pole meie kiirus 3 miljonit või 4 miljonit või miljard kilomeetrit tunnis? Mis peatab meid? Vastus on üks universumi põhilisi piire. Valguse kiirus. Valgus liigub vaakumis kiirusega 300 000 kilomeetrit sekundis. See on 1 100 000 kilomeetrit tunnis. See on kiireim asi, mis universumis eksisteerib. Mitte ainult kiireim asi, mida me teame. Kiireim asi, mis on võimalik.
Valguse kiirus pole lihtsalt kiiruse limiit, see on reaalsuse struktuuriline omadus. Einstein näitas, et mitte miski, millel on mass, ei saa liikuda valguse kiirusega. Mitte sellepärast, et meil pole piisavalt võimsat mootorit, vaid sellepärast, et see on võimatu. Sest mida lähemal sa oled valguse kiirusele, seda rohkem energiat on vaja, et sind veelgi kiiremini liikuma panna. Ja kui sa jõuaksid valguse kiiruseni, oleks vaja lõpmatut energiat. Lõpmatut. Kogu universumi energia ei piisaks. Aga see tähendab midagi huvitavat meie 2 miljoni kilomeetri tunnis kohta. See tähendab, et me liigume ainult umbes 0,2% valguse kiirusest. 0,2. See tundub vähe, aga see on ikkagi uskumatult kiire. Piisavalt kiire, et relatiivsusefektid oleksid mõõdetavad, kui meil oleksid piisavalt täpsed instrumendid. Ja see tähendab veel midagi. See tähendab, et me võiksime liikuda kiiremini, palju kiiremini. Aga me ei liigu mitte sellepärast, et me ei saaks, vaid sellepärast, et gravitatsioon, kõik need gravitatsioonijõud, mis meid tõmbavad, on tasakaalus. Me liigume täpselt nii kiiresti, kui gravitatsioon meid liikuma paneb. Mitte kiiremini, mitte aeglasemalt. See on nagu olla täiuslikus vabas langemises. Sa ei tunne gravitatsiooni, sest sa langed täpselt nii kiiresti, kui gravitatsioon sind tõmbab. Astronaudid rahvusvahelisel kosmosejaamas ei ole kaaluta, sest seal pole gravitatsiooni. Nad on kaaluta, sest nad langevad pidevalt. Nad langevad ümber maa, aga nende külgkiirus on nii suur, et nad ei põrka kunagi vastu. Nad lihtsalt langevad igavesti. Ja sina teed sama. Sa langed läbi universumi, pidevalt, igavesti. Gravitatsioon tõmbab sind, aga sa langed nii kiiresti, et sa ei põrka kunagi vastu. Sa lihtsalt langed. Aga nüüd läheb asi tõeliselt veidraks. Sest kõik see, mida me oleme rääkinud, kõik need liikumised, kõik need kiirused, on klassikaline füüsika. Newtoni ja Einsteini maailm. Aga on veel teine maailm. Kvantmaailm. Ja seal ei kehti samad reeglid. Aastal 1927 sõnastas Werner Heisenberg oma kuulsa ebamäärasusprintsiibi. See printsiip ütleb, et sa ei saa kunagi teada täpselt nii objekti asukohta kui ka selle kiirust. Mida täpsemalt sa tead ühte, seda vähem täpselt sa tead teist. See pole mõõtmisprobleem, see pole tehnoloogia piirang, see on reaalsuse põhiomadus. Ja see tähendab midagi uskumatut. See tähendab, et kui me räägime su asukohast universumis, pole see täpselt määratletud. Ja kui me räägime su kiirusest läbi universumi, pole seegi täpselt määratletud. On ainult tõenäosused, ainult võimalused, ainult ebamäärasus. Iga aatom su kehas, iga elektron, iga prooton, iga neutron ei ole täpselt kusagil. Ta on kõikjal korraga, kus ta võiks olla. Ta on tõenäosuspilv. Ja alles siis, kui keegi või miski teda mõõdab, valib ta ühe asukoha. Aga isegi siis pole see lõplik. Hetk hiljem on ta jälle tõenäosuspilv. Ja see tähendab, et sina, kes koosneb triljonist aatomist, oled tegelikult tõenäosuspilv. Uskumatult tihe, uskumatult koondunud, aga ikkagi pilv. Sa ei ole täpselt seal, kus sa arvad end olevat. Sa oled natuke kõikjal ümberringi. Ja su kiirus, seegi pole täpselt määratletud. Sa liigud kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis, pluss-miinus natuke. Pluss-miinus ebamäärasus, mis on nii väike, et me ei saa seda kunagi mõõta, aga mis on ikkagi olemas. Kvantmaailm on veider, uskumatult veider, aga see on reaalne. Ja see on osa sinust, osa kõigest. Aga on veel üks viis, kuidas me teame, et me liigume. Veel üks tõend, veel üks mõõtmine. Aastal 1965 avastasid Arno Penzias ja Robert Wilson Bell Laboratories kosmilise mikrolaine taustkiirguse. See oli valgus,
või täpsemalt mikrolained, mis täitis kogu universumi. Valgus, mis oli jõudnud meieni universumi kõige varasematest aegadest. Valgus, mis oli tekkinud 380 000 aastat pärast suurt pauku, kui universum oli esimest korda piisavalt jahtunud, et aatomid said moodustuda ja valgus sai vabalt liikuda. See valgus on uskumatult ühtlane. Ükskõik millisesse suunda sa vaatad, on temperatuur peaaegu täpselt sama. 2,17 Kelvinit absoluutse nulli kohal. Peaaegu täpselt, aga mitte päris. Aastal 1977 avastas astronoom George Smoot, et ühes suunas on taustkiirgus veidi soojem ja vastupidises suunas veidi jahedam. Erinevus on väike, umbes 3 millikelvinit, aga see on olemas. Ja see erinevus räägib meile midagi olulist. See räägib meile, et me liigume. Me liigume läbi taustkiirguse. Ja see liikumine põhjustab Dopleri efekti. Sama efekti, mis muudab kiirabi sireeni kõrgemaks, kui see läheneb, ja madalamaks, kui see kaugeb. Suunas, kuhu me liigume, on taustkiirgus veidi soojem. Lainepikkused on kokku surutud. Suunas, kus me tuleme, on see veidi jahedam. Lainepikkused on venitatud. Ja selle efekti põhjal saame me arvutada meie kiiruse. Mitte meie kiiruse päikese suhtes, mitte meie kiiruse galaktika suhtes, vaid meie kiiruse universumi enda suhtes. Või täpsemalt, meie kiiruse kosmilise mikrolaine taustkiirguse suhtes, mis on kõige lähedasem asi, mis meil on absoluutsele võrdluspunktile. Ja see kiirus on täpselt see, millest me oleme rääkinud. Umbes 600 kilomeetrit sekundis. Umbes 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Me liigume läbi universumi ja universum ise räägib meile sellest. Aga on veel üks viis, kuidas liikumine avaldub. Veel üks nähtus, mis on nii uskumatu, et seda peeti sajandi jooksul võimatuks mõõta. Aastal 1916 ennustas Einstein oma üldrelatiivsuse teooria põhjal, et gravitatsioon ei ole jõud. See on ruumi ja aja kõverdumine. Massiivne objekt kõverdab ruumi enda ümber ja teised objektid liiguvad mööda seda kõverdust. See on nagu panna raske kuul venitatud riidele. Riie vajub sisse ja väiksemad kuulid veerevad selle nõo poole. Aga Einstein ennustas ka midagi muud. Ta ennustas, et kui massiivne objekt liigub, eriti kui ta liigub kiiresti või kiirendab, siis see liikumine tekitab laineid ruumis endas. Gravitatsioonilaineid. Nagu kivi, mis visatakse tiiki, tekitab laineid vees, nii tekitab liikuv mass laineid ruumis. Aga need lained on uskumatult nõrgad. Nii nõrgad, et Einstein ise arvas, et neid pole kunagi võimalik mõõta. Isegi kõige võimsamad kosmilised sündmused, 2 musta augu kokkupõrge, neutrontähtede sulamine, tekitavad laineid, mis on nii väikesed, et nad venitavad ja kokkusurutavad ruumi ainult murdosa aatomi läbimõõdust. Aga aastal 2015 juhtus ime. LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory detektor, tuvastas esimest korda gravitatsioonilaine. See oli laine, mis oli tekkinud 1,3 miljardit aastat tagasi, kui 2 musta auku, igaüks umbes 30 korda päikese massiga, spiraalses orbiidis üksteise ümber ja lõpuks sulanud kokku. See kokkupõrge oli nii võimas, et see muutis hetkeks 3 päikese massi võrra ainet puhtaks energiaks. 3 täielikku tähte muutusid gravitatsioonilaineteks, mis levisid läbi universumi valguse kiirusega. Ja 1,3 miljardit aastat hiljem jõudsid need lained maale ja venitasid ruumi ja LIGO detektorit murdosa aatomi läbimõõdu võrra. Aga me tuvastime selle. Me mõõtsime seda. Ja sellest hetkest alates oleme tuvastanud 10 teisi gravitatsioonilaineid. Iga laine räägib meile loost. Loost 2 massiivsest objektist, kes liikusid, kes tantsisid, kes sulanud kokku. Iga laine on tõend sellest, et liikumine pole lihtsalt objektide liikumine ruumis.
Liikumine on ruumi enda liikumine. Ja sina, kes liigud kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis, tekitad ka gravitatsioonilaineid. Uskumatult väikesed, nii väikesed, et neid pole kunagi võimalik mõõta. Aga nad on olemas. Iga kord, kui sa liigutad kätt, tekitad sa väikese laine ruumis. Iga kord, kui su süda lööb, väriseb ruum natuke. Sa ei ole lihtsalt ruumis, sa oled osa ruumist. Ja su liikumine on ruumi liikumine. Nüüd kujuta ette tulevikku, kauget tulevikku, miljoneid aastaid edasi. Maa pöörlemine aeglustub, aeglaselt, aga vältimatus. Kuu gravitatsioon tõmbab maa ookeane, tekitades tõuse ja mõõnu. Ja see hõõrdumine aeglustab maa pööret. Iga sajand muutub päev umbes 2 millisekundit pikemaks. See tundub vähe, aga miljonite aastate jooksul summeerub see. Umbes 2 miljardi aasta pärast on maa päev umbes 25 tundi pikk. Umbes 4 miljardi aasta pärast, kui päike on muutunud punaseks hiiuks ja neelnud Merkuuri ja Veenuse, on maa päev umbes 30 tundi pikk. Ja lõpuks, kui maa ja kuu on gravitatsiooniliselt lukustunud, nagu nad on praegu osaliselt lukustunud, on maa päev sama pikk kui kuu orbiidi periood, umbes 14 praegust päeva. Aga selleks ajaks on päike juba surnud. Umbes 5 miljardi aasta pärast hakkab päikese tuum otsa saama. Vesinik, mis on toitnud termotuuma protsessi 5 miljardit aastat, hakkab ammenduma. Päike paisub, muutub punaseks hiiuks, neeleb Merkuuri, neeleb Veenuse, võib-olla neeleb ka maa, arvutused pole täpsed. Aga isegi kui maa pääseb, muutub ta põrguks. Temperatuur tõuseb tuhandetesse kraadidesse, ookeanid aurustuvad, atmosfäär kaob kosmosesse, kivine pind sulab. Maa muutub laavakuuliks, mis tiirles surnud tähe ümber. Ja siis, umbes 7 miljardi aasta pärast, juhtub see, millest me juba rääkisime. Andromeda ja linnutee kokkupõrge. Esimene läbiminek. Teine, kolmas. Galaktikad segunevad, tähed rebivad lahti oma orbiitidelt. Mõned paiskuvad intergalaktilisse ruumi, teised kukuvad galaktikate kesksetesse mustadesse aukudesse. Päikesesüsteem või see, mis sellest järel on, võib paiskuda kaugele, võib jääda uue galaktika äärealale, võib kukkuda keskme poole, võib paiskuda täiesti välja, muutudes üksildaseks rändajaks intergalaktilises tühimikus. Aga isegi siis, isegi pärast kõike seda, liigub see, mis on järel, edasi. Liigub läbi universumi. Liigub gravitatsiooni tõmbel. Liigub ruumi enda liikumise tõttu. Liigub, sest paigalseis on võimatu. Aga mis juhtub lõpuks? Mis juhtub, kui universum ise sureb? On 3 võimalust, 3 stsenaariumi, 3 saatust. Esimene on suur külmumine. Kui universumi laienemine jätkub igavesti ja kõik tõendid viitavad sellele, siis lõpuks muutub universum nii suureks ja nii külmaks, et mitte miski ei saa enam juhtuda. Tähed põlevad läbi. Mustad augud aurustuvad Hawkingi kiirguse tõttu. Isegi prootonid lagunevad, kui nad lagunevad, mis on veel tõestamata. Ja lõpuks on järel ainult tühi ruum. Külm, tume, surnud. Aga isegi siis liigub see ruum. Laieneb. Igavesti. Kiiremini ja kiiremini, sest tume energia, see salapärane jõud, mis kiirendab universumi laienemist, ei kao kunagi. Universum muutub lõpmatult suureks, lõpmatult külmaks, lõpmatult tühjaks. Aga ta liigub ikkagi. Teine võimalus on suur rebend. Kui tume energia muutub tugevamaks, kui see kiirendab laienemist üha rohkem, siis lõpuks muutub laienemine nii kiireks, et see rebib lahti kõik. Esiteks galaktikad, siis tähed, siis planeedid, siis molekulid, siis aatomid, siis aatomituumad. Lõpuks isegi ruum ise rebib lahti.
Universum lõpeb mitte külmumisega, vaid lõhkemisega. Kolmas võimalus on suur kokkuvarisemine. Kui universumis on piisavalt ainet, kui tume aine ja tavaline aine koos on piisavalt massiivne, siis lõpuks peatub laienemine. Gravitatsioon võidab. Universum hakkab kokku varisema. Galaktikad liiguvad tagasi teineteise poole. Ruum muutub väiksemaks. Temperatuur tõuseb. Ja lõpuks koguneb kogu universum tagasi ühte punkti, singulaarsusesse. Suur pauk tagurpidi. Aga mis siis? Kas see on lõpp? Või kas see on uus algus? Kas universum põrkab tagasi? Kas toimub uus suur pauk? Kas algab uus tsükkel? Me ei tea, me ei saa teada, sest kõik, mis oli enne, kustutatakse. Kõik informatsioon, kõik struktuur, kõik ajalugu, kõik sulab kokku singulaarsusesse. Aga üks asi on kindel. Ükskõik milline neist stsenaariumidest realiseerub, liikumine ei lõpe kunagi. Isegi suures külmumises liigub ruum. Isegi suures rebendis, kuni viimase hetkeni, liigub kõik. Ja kui toimub suur kokkuvarisemine, siis liikumine muutub ainult kiiremaks. Kiiremaks ja kiiremaks, kuni kõik liigub lõpmatult kiiresti viimases hetkes enne lõppu. Liikumine on universumi põhiomadus, mitte juhuslik omadus, põhiomadus. Universum on liikumine ja sina oled osa sellest liikumisest. Aga mis see kõik tähendab sulle? Sulle, kes elad oma väikest elu sellel väikesel planeedil, selles tohutus universumis. See tähendab, et sa ei ole eraldiseisev, sa ei ole väline vaatleja. Sa ei ole keegi, kes vaatab universumit kõrvalt. Sa oled osa universumist. Sügavalt, lahutamatult, vältimatus osa. Iga aatom su kehas on sündinud tähe südames. Süsinik su DNA-s, kaltsium su luudes, raud su veres. Kõik see on tekkinud termotuuma protsessis tähe tuumas miljardeid aastaid tagasi. Ja kui see täht suri, plahvatas supernoovana, paiskusid need aatomid kosmosesse. Nad reisisid läbi galaktika. Nad segunesid teiste tähtede ainete. Nad kogunesid uueks täheks, meie päikeseks. Ja seejärel kogunesid nad planeetideks. Ja lõpuks said nad osaks sinust. Sa oled tähetolm, sõna otseses mõttes. Sa ei ole lihtsalt universumis. Sa oled universum. Väike osa, jah, aga osa, lahutamatu osa. Ja see liikumine, see 2 miljonit kilomeetrit tunnis, ei ole midagi, mis sulle juhtub. See on midagi, mis sa oled. Sa ei liigu läbi universumi. Sa oled liikumine. Sa oled protsess. Sa oled voog. Iidsed filosoofid mõistsid seda. Herakleitos ütles, sa ei saa astuda 2 korral samasse jõkke. Mitte sellepärast, et jõgi muutub, kuigi see muutub, vaid sellepärast, et sina muutud. Iga hetk oled sa erinev. Iga hetk liiguvad su aatomid. Iga hetk vahetuvad su rakud. Iga hetk oled sa keegi teine. Buddha õpetas, et püsivus on illusioon. Kõik on ajutine. Kõik voolab. Kõik muutub. Ja ainus viis leida rahu on aksepteerida seda. Mitte võidelda selle vastu. Mitte püüda kinni hoida, vaid lasta lahti. Ja kaasaegne füüsika kinnitab seda. Kõik on liikumine. Kõik on protsess. Kõik on muutumine. Pole olemas püsivaid objekte. On ainult mustrid energias. Mustrid, mis püsivad hetke ja siis hajuvad. Mustrid, mis tekivad ja kaovad. Mustrid, mis liiguvad. Aga siis tekib küsimus. Kui kõik liigub, kui isegi aatomid su ajus liiguvad läbi universumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis, siis kuidas sa suudad mõelda? Kuidas sa suudad olla teadlik? Kuidas sa suudad olla sina? See on üks sügavamaid küsimusi, mida inimkond on kunagi esitanud. Teadvuse probleem. Kuidas tekib subjektiivne kogemus objektiivsest ainest?
kuidas tekib mina aatomite kogumist? Ja liikumine teeb selle küsimuse veel keerulisemaks. Sest su aju ei ole staatiline struktuur. Ta on dünaamiline protsess. Iga sekund tulistavad miljardid neuronid. Iga sekund moodustuvad uued sünapsid ja kaovad vanad. Iga sekund voolab su ajus veri, toob hapnikku, viib ära jääkaineid. Iga sekund oled sa füüsiliselt erinev. Ja ometi tunned sa end olevat sama inimene, sama mina, sama teadvus. Kuidas? Üks vastus on, et mina ei ole objekt. See on protsess. See on muster. Muster, mis säilib, kuigi komponendid muutuvad. Nagu jõgi. Vesi muutub pidevalt, aga jõgi jääb. Nagu leek. Aatomid muutuvad pidevalt, aga leek jääb. Nagu viiul. Molekulid värisevad, aga viiul jääb. Sa oled muster. Muster energias. Muster informatsioonis. Muster, mis liigub läbi aja ja ruumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Aga muster, mis jääb hetke, aastateks, eluks. Ja kui sa sured, siis see muster hajub. Aatomid, mis moodustasid su keha, jäävad. Nad liiguvad edasi. Nad muutuvad osaks teistest struktuuridest, osaks taimedest, osaks loomadest, osaks teistest inimestest. Aga muster, mis oli sina, kaob. Või kaob, sest informatsioon ei kao kunagi täielikult. Kvantmehaanika ütleb, et informatsioon säilib, alati, igavesti. Isegi kui ta muutub äratundmatult keeruliseks, isegi kui ta hajub üle kogu universumi, on ta ikkagi olemas, kuskil, kuidagi. Ja see tähendab, et sina, muster, mis on sina, ei kao kunagi täielikult. Sa muutud, sa hajud, sa seguned teiste mustritega, aga sa jääd mingil kujul, mingil viisil, igavesti. Aga läheme tagasi praktilisuse juurde, tagasi konkreetsuse juurde, sest see kõik, see kogu kosmilise liikumise teadmine ei ole lihtsalt abstraktne filosoofia. Sellel on praktilisi tagajärgi, reaalseid tagajärgi. Tagajärgi, mis mõjutavad su elu. Esiteks, GPS. Jah, GPS. See süsteem, mida sa kasutad iga päev, et leida teed. See süsteem sõltub satelliitidest, mis tiirlevad maa ümber, ja need satelliidid liiguvad kiiresti. Ja see liikumine põhjustab relatiivsusefekte. Satelliidid liiguvad umbes 14 000 kilomeetrit tunnis. See on palju aeglasem kui meie, 2 miljonit kilomeetrit tunnis läbi universumi, aga see on ikkagi piisavalt kiire, et relatiivsusefektid oleksid mõõdetavad. Satelliitide kellad käivad veidi aeglasemalt kui maal olevad kellad, umbes 7 mikrosekundit päevas. Aga on ka teine efekt. Satelliidid on kõrgemal, kus gravitatsioon on nõrgem. Ja nõrgem gravitatsioon tähendab, et aeg liigub kiiremini, umbes 14 mikrosekundit päevas. Kokku on erinevus umbes 7 mikrosekundit päevas. See tundub vähe, aga GPS vajab nanosekundite täpsust. Kui neid relatiivsusefekte ei arvestataks, oleks GPS-i viga umbes 10 kilomeetrit päevas. Nädala pärast oleks süsteem täiesti kasutamatu. Aga me arvestame neid efekte. Me programmeerime satelliitide kellad käima veidi teisiti. Me kompenseerime relatiivsust. Ja tänu sellele töötab GPS. Tänu Einsteinile. Tänu sellele, et me mõistame, kuidas liikumine mõjutab aega. Teiseks, tuleviku kosmosereisid. Kui me tahame kunagi reisida teistele tähtedele, peame me mõistma liikumist. Peame me mõistma, kuidas liikuda läbi ruumi, mis ise liigub. Peame me mõistma, kuidas navigeerida universumis, kus pole absoluutset paigalseismist. Lähim täht, Proxima Centauri, on 4,2 valgusaastat eemal. Praeguste tehnoloogiatega kulukseks sinna jõudmiseks 10 000 aastaid. Aga kui me suudaksime liikuda lähedal valguse kiirusele, oletame, et 90% valguse kiirusest,
siis kuluksid umbes 5 aastat laeva aja järgi. Aga maal mööduksid 10 aastat. Ja kui me tahaksime reisida veel kaugemale, oletame, et galaktika keskme poole, mis on 26 000 valgusaastat eemal, siis isegi valguse kiirusega kuluksid 26 000 aastat. Aga laeval, mis liiguks lähedal valguse kiirusele, kuluksid ainult aastad. Võib-olla 10, võib-olla 20 reisijate jaoks. Aga kui nad naaseksid, oleks maal möödunud 10 000 aastaid. Kõik, keda nad tundsid, oleksid surnud. Tsivilisatsioon oleks muutunud. Võib-olla oleks inimkond välja surnud. Võib-olla oleks tekkinud midagi uut, midagi erinevat. See on liikumise hind. See on relatiivsuse hind. See on universumi hind. Aga kuidas me teame kõike seda? Kuidas me mõõdame kiiruseid, mis on nii tohutud? Kuidas me mõõdame liikumisi, mis on nii keerulised? Vastus on väga hoolikalt, väga täpselt, väga kaudselt. Me ei saa panna mõõdulinti universumile. Me ei saa panna speedomeetrit galaktikale. Me peame kasutama kaudseid meetodeid. Valguse nihkumist, gravitatsioonilaineid, kosmilise mikrolaine taustkiirgust, tähtede liikumist, galaktikate jaotust. Iga mõõtmine on keeruline. Iga mõõtmine sisaldab ebakindlust. Iga mõõtmine võib olla vale. Ja ometi, kui me paneme kõik mõõtmised kokku, kui me võrdleme erinevaid meetodeid, kui me kontrollime ja topeltkontrollime, siis saame me vastuse. Vastuse, mis on üllatavalt täpne. Me teame, et maa pöörlemine on 1670 kilomeetrit tunnis ekvaatoril. Me teame seda täpsusega umbes 1%. Me teame, et maa orbiidi kiirus on 107 000 kilomeetrit tunnis. Me teame seda täpsusega umbes 0,1%. Me teame, et päikesesüsteemi kiirus ümber galaktika on 800 000 kilomeetrit tunnis. Me teame seda täpsusega umbes 10%. Me teame, et linnutee kiirus Andromeda suunas on 1 100 000 kilomeetrit tunnis. Me teame seda täpsusega umbes 20%. Me teame, et meie kiirus suure attraktori suunas on 2 020 000 kilomeetrit tunnis. Me teame seda täpsusega umbes 30%. Ja me teame, et meie kiirus tumeda voolu suunas on 3 600 000 kilomeetrit tunnis. Me teame seda täpsusega umbes 50%. Ebakindlus kasvab, kui me liigume suurematele skaaladele. Aga see ei tähenda, et me ei tea. See tähendab ainult, et me teame vähem täpselt. Aga me teame ikkagi. Ja iga aasta muutuvad meie mõõtmised täpsemaks. Iga aasta ehitame paremaid teleskoope. Iga aasta kogume rohkem andmeid. Iga aasta mõistame rohkem. Tulevikus, võib-olla 10 pärast, võib-olla 100 pärast, teame me oma kiirust läbi universumi täpsusega, mida me praegu ei suuda ette kujutada. Me teame iga komponendi, iga liikumise, iga mõju. Aga juba praegu teame me piisavalt. Piisavalt, et mõista, et me liigume. Piisavalt, et mõista, et paigalseis on võimatu. Piisavalt, et mõista, et me oleme osa millestki palju suuremast. Aga peatu hetkeks. Peatu ja küsi endalt. Kui kõik see on tõsi, kui sa tõesti liigud läbi universumi kiirusega 2 000 kilomeetrit tunnis, siis miks sa ei tunne seda? Mitte kõige väiksemat vihjamist, mitte kõige õrnemat tundmust, mitte midagi. See pole lihtsalt huvitav küsimus, see on fundamentaalne küsimus. Küsimus, mis puudutab seda, kuidas me mõistame reaalsust, kuidas me teame, mis on tõsi, kuidas me eristame teadmist uskumusest. Sinu ajul on 300 miljonit aastat evolutsiooni taga. 300 miljonit aastat, mil ta on õppinud tajuma maailma. Aga ta ei ole õppinud tajuma kosmilisi kiiruseid. Ta on õppinud tajuma ohte, toitu, partnereid, vaenlasi, asju, mis on olulised ellujäämiseks siin, sellel planeedil, selles keskkonnas.
Sinu aju ei ole ehitatud mõistma, et sa liigud kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Ta on ehitatud mõistma, et kui sa näed liikuvat varju, võib see olla kiskja. Ta on ehitatud mõistama, et kui sa kuuled ootamatut heli, pead sa olema valvel. Ta on ehitatud ellujäämiseks, mitte kosmoloogiaks. Ja see loob lõhe, sügava, raputava lõhe selle vahel, mida sa tunned, ja selle vahel, mis on tõsi. Kujuta ette, et sa oled sündinud rongis. Mitte tavalises rongis, vaid rongis, mis sõidab täiuslikult siledal rööpal, täiuslikus vaakumis, täiusliku kiirusega. Rong, kus pole aknaid. Rong, kus pole vibratsiooni. Rong, kus pole heli. Sa kasvad üles selles rongis. Kogu su elu möödub selles rongis. Kõik, keda sa tead, elavad selles rongis. Kas sa teaksid, et sa liigud? Ei, sa ei teaks. Sa ei saaks teada. Sest kõik su ümber liiguks täpselt sama kiirusega. Pole võrdluspunkti, pole vihjamist, pole tõendit. Ja siis, ühel päeval, keegi ütleb sulle, me liigume. Me liigume kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Kas sa usuksid? Tõenäoliselt mitte. Sa ütleksid, aga ma ei tunne midagi. Kuidas saab see olla tõsi? See on täpselt olukord, kus me oleme. Me oleme sündinud planeedil, mis liigub. Me oleme kasvanud üles galaktikas, mis liigub. Me oleme elanud kogu oma elu universumis, mis liigub. Ja me ei tunne seda, sest kõik meie ümber liigub koos meiega. Ja siin tuleb skeptik. Skeptik, kes ütleb, aga kuidas te teate? Kuidas te saate olla kindlad? Te ütlete, et me liigume kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis, aga ma ei tunne seda. Ma ei näe seda. Kuidas ma saan usaldada teie arvutusi? See on õigustatud küsimus. Täiesti õigustatud. Sest teadus ei ole dogma. Teadus on meetod. Meetod, mis nõuab tõendeid. Meetod, mis nõuab kontrollimist. Meetod, mis nõuab skeptitsismi. Ja vastus skeptikule ei ole usalda meid. Vastus on kontrolli ise. Vaata kosmilise mikrolaine taustkiirgust. Mõõda selle temperatuuri erinevates suundades. Arvuta Dopleri efekt. Arvuta kiirus. Tulemused on avalikud. Andmed on avalikud. Meetodid on avalikud. Iga inimene, kellel on piisavad teadmised ja instrumendid, saab seda kontrollida. Vaata galaktikate punanihet. Mõõda, kui kiiresti nad meist eemalduvad. Arvuta Hubble'i konstant. Arvuta universumi laienemise kiirus. Jälle, andmed on avalikud. Meetodid on avalikud. Tulemused on reprodutseeritavad. Vaata gravitatsioonilaineid. Vaata, kuidas LIGO detektor registreerib ruumi väikeseid võnkumisi. Vaata, kuidas need võnkumised vastavad täpselt Einsteini ennustustele. Vaata, kuidas sõltumatud detektorid LIGO Louisianas, LIGO Washingtonis, Virgo Itaalias registreerivad samu signaale. Teadus ei küsi usaldust. Teadus pakub tõendeid. Ja kui sa neid tõendeid uurid, kui sa tõesti uurid, mitte ainult põgusalt vaatad, siis sa näed, et need on ülekaalukad. Mitte täiuslikud. Teadus ei ole kunagi täiuslik, aga ülekaalukad. Aga on veel midagi. Midagi sügavamat. Midagi, mis puudutab seda, kuidas me üldse tajume reaalsust. Sinu silmad näevad ainult väikest osa elektromagnetilisest spektrist. Nähtav valgus, lainepikkused umbes 400–700 nanomeetrit. See on vähem kui 1% kogu spektrist. Ülejäänud 99% raadiolained, mikrolained, infrapuna, ultraviolett, röntgen, gammakiirgus on sulle nähtamatud. Sinu kõrvad kuulevad ainult helisid sagedusel 20–20 000 hertsi. Nahkhiired kuulevad kuni 100 000 hertsi. Elevandid kuulevad alla 5 hertsi. Iga liik tajub erinevat reaalsust. Sinu nahk tunneb temperatuuri, survet, valu, aga ta ei tunne gravitatsiooni. Ta ei tunne magnetvälja.
Ta ei tunne radioaktiivset kiirgust, välja arvatud siis, kui see on juba surmav. Sinu aju töötleb umbes 11 miljonit bitti informatsiooni sekundis, aga teadlikult töötled sa ainult umbes 50 bitti sekundis. Ülejäänud, peaaegu kogu informatsioon töödeldakse alateadlikult, filtreeritud, ignoreeritud, unustatud. Sa ei taju reaalsust, sa tajud mudeli reaalsusest. Mudeli, mille su aju on konstrueerinud. Mudeli, mis on piisavalt hea ellujäämiseks, aga mitte piisavalt täpne tõemõistmiseks. Ja see tähendab midagi olulist. See tähendab, et su intuitsioon, su tunne selle kohta, mis on tõsi, on sageli vale. Mitte sellepärast, et sa oleksid rumal, vaid sellepärast, et su aju ei ole ehitatud mõistma kosmilisi tõdesid. Ta on ehitatud mõistama savanni, metsa, kõrbe, kohti, kus su esivanemad elasid. Aga inimkond on õppinud ületama oma taju piire, aeglaselt, vaevaliselt, revolutsioonide kaudu. Esimene suur revolutsioon oli Kopernikuse revolutsioon. Enne Kopernikust uskusid inimesed, et maa on universumi keskpunkt. See tundus ilmne. Päike tõuseb idas ja loojub läänes. Tähed tiirlevad meie ümber. Kõik tundub liikuvat meie ümber. Seega peame meie olema keskpunktis. Aga aastal 1543 avaldas Nicolaus Copernicus oma teose De revolutionibus orbium celestium. Ta väitis, et maa ei ole keskpunktis. Päike on keskpunktis. Maa tiirles ümber päikese. Ja see, mida me näeme kui päikese liikumist, on tegelikult meie enda liikumine. See oli šokeeriv, vastuoluline, ohtlik. Kirik mõistis selle hukka. Giordano Bruno põletati tuleriidal osaliselt selle eest, et ta kaitses Kopernikuse ideid. Galileo Galilei sunniti oma vaateid tagasi võtma. Aga tõde ei kao, tõde püsib. Ja lõpuks, sajandite jooksul, aksepteeris inimkond, et maa liigub. Et me ei ole keskpunktis. Et me oleme lihtsalt üks planeet paljude seas. Teine suur revolutsioon oli Einsteini revolutsioon. Enne Einsteini uskusid inimesed, et ruum ja aeg on absoluutsed. Ruum on lihtsalt tühi konteiner, kus asjad eksisteerivad. Aeg on lihtsalt vool, mis liigub ühtlaselt kõigile. Aga aastal 1905 ja 1915 avaldas Einstein oma relatiivsusteooria. Ta näitas, et ruum ja aeg ei ole absoluutsed. Nad on suhtelised. Nad sõltuvad liikumisest. Nad sõltuvad gravitatsioonist. Nad on põimunud üheks, ruumajaks. See oli veel šokeerivam kui Kopernikuse revolutsioon, sest see ei muutnud ainult meie kohta universumis. See muutis meie arusaama universumist endast. Ruum ei ole tühi konteiner. Ruum on dünaamiline, kõverduv, elastne. Aeg ei ole ühtlane vool. Aeg on suhteline, venitav, kokkusurutav. Ja nüüd, praegu, 21. sajandi alguses, oleme me kolmanda revolutsiooni lävel. Kvantrevolutsiooni. Revolutsiooni, mis muudab meie arusaama reaalsusest veelgi radikaalsemalt. Kvantmehaanika ütleb meile, et reaalsus ei ole see, millena ta tundub. Mitte ainult meie taju on piiratud. Reaalsus ise on veider. Fundamentaalselt veider. Elektron ei ole väike kuul, mis tiirles aatomi tuuma ümber. Ta on tõenäosuspilv. Ta on kõikjal korraga, kuni keegi teda mõõdab. Ja siis, ainult siis, valib ta ühe asukoha. Aga mis tähendab mõõtmine? Mis tähendab valik? Me ei tea. Sajand pärast kvantmehaanika loomist ei tea me siiani. Kaks osakest võivad olla põimunud, seotud viisil, mis ei sõltu kaugusest. Kui sa mõõdad ühe osakese seisundit, muutub teise osakese seisund koheselt. Isegi kui nad on galaktikate kaugusel. Einstein nimetas seda kummaliseks kaugmõjuks. Ta ei uskunud seda, aga see on tõsi. See on tõestatud. Korduvalt. Vaakum ei ole tühi. Vaakum kubiseb virtuaalosakestest. Osakestest, mis tekivad ja kaovad nii kiiresti,
et nad ei riku energia jäävuse seadust. Nad laenavad energiat universumilt, eksisteerivad hetke ja tagastavad selle. Ja see ei ole spekulatsioon, see on mõõdetav. Kasimiiri efekt, 2 metallplaadi vaheline tõmbejõud vaakumis, on otsene tõend virtuaalosakeste olemasolust. Ja kõige veidram, vaatleja mõjutab vaadeldavat. Mitte sellepärast, et vaatlemisinstrument häirib süsteemi, vaid sellepärast, et vaatlus ise, teadvuse akt, muudab reaalsust. Kuulus topeltpilu eksperiment näitab seda. Kui sa ei vaata, käitub elektron kui laine. Kui sa vaatad, käitub ta kui osake. Vaatlus muudab tulemust. Mis see tähendab? Me ei tea. Mõned füüsikud ütlevad, et see tähendab, et teadvus on fundamentaalne osa universumist. Teised ütlevad, et see on lihtsalt meie matemaatiliste mudelite artefakt. Kolmandad ütlevad, et on olemas lõpmatu arv paralleelseid universumeid, kus kõik võimalikud tulemused realiseeruvad. Me ei tea. Aga üks asi on kindel. Reaalsus on palju veidram, kui me kunagi arvasime. Ja iga aasta muutub pilt veelgi veidramaks. Iga aasta avastame midagi uut, midagi ootamatut, midagi, mis muudab meie arusaama universumist. Aastal 2022 avastas James Webbi kosmoseteleskoop galaktikaid, mis on nii vanad, et nad ei peaks eksisteerima. Galaktikaid, mis moodustusid ainult 300 miljonit aastat pärast suurt pauku. Galaktikaid, mis on nii suured ja nii arenenud, et meie mudelid ei suuda seda seletada. See ei tähenda, et meie mudelid on valed. See tähendab, et nad on mittetäielikud. Et on midagi, mida me ei mõista. Midagi olulist. Aastal 2023 avastasid astronoomid uue struktuuri universumis. Struktuuri, mis on nii suur, et ta ei peaks eksisteerima. Galaktikaparve rõngas, mis on 3 miljardit valgusaastat läbimõõdus. Struktuuri, mis on nii massiivne, et ta rikub kosmonoogilist printsiipi. Printsiipi, mis ütleb, et universum peaks olema suurtes skaalades ühtlane. Aastal 2024 avastasid füüsikud anomaalia V-bosoni massides. V-boson, üks fundamentaalseid osakesi, mis vahendab nõrka tuumajõudu, on veidi raskem, kui ta peaks olema. Ainult 0,1% raskem, aga see on piisav, et vihjata uuele füüsikale. Füüsikale, mis läheb kaugemale standardmudelist. Ja aastal 2025, möödunud aastal, avastasid astronoomid midagi täiesti ootamatut. Gravitatsioonilaine, mis ei sobi ühegi teadaoleva allikaga. Laine, mis võib pärineda kokkupõrkest 2 eksootilise objekti vahel. Võib-olla 2 aukude, mis on täidetud tumeainega. Võib-olla midagi, mida me ei oska isegi ette kujutada. Iga avastus tekitab rohkem küsimusi kui vastuseid. Iga avastus näitab meile, kui vähe me teame. Aga iga avastus viib meid ka lähemale tõele. Aga kõige suurem mõistatus, kõige sügavam teadmatus puudutab seda, millest universum koosneb. Me teame, et tavaline aine, aatomid, molekulid, kõik, millest planeedid ja tähed ja galaktikad koosnevad, moodustab ainult 5% universumist. 5%. Ülejäänud 95% on midagi muud. 27% on tume aine. Aine, mida me ei näe. Aine, mis ei kiirga valgust. Aine, mis ei interakteeru elektromagnetiliselt. Aga aine, mis on olemas. Me teame, et ta on olemas, sest me näeme tema gravitatsioonilist mõju. Me näeme, kuidas galaktikad pöörlevad kiiremini, kui nad peaksid. Me näeme, kuidas valgus kõverdub massiivsemate objektide ümber rohkem, kui nähtav aine seletaks. Aga mis see on? Me ei tea. Mõned füüsikud arvavad, et need on wimbid, nõrgalt interakteeruvad massiivsed osakesed. Teised arvavad, et need on aktsioonid, hüpoteetilised osakesed, mis on miljoneid kordi kergemad kui elektron. Kolmandad arvavad, et see on midagi täiesti muud. Võib-olla modifikatsioon gravitatsiooniseadustest. Me otsime. Me ehitame detektoreid sügavale maa alla, kus nad on kaitstud kosmilise kiirguse eest.
Me otsime signaale, mis võiksid pärineda tumeaine osakeste kokkupõrgetest. Aga siiani, pärast aastakümneid otsimist, pole me leidnud midagi. Ja siis on tume energia, 68% universumist. Energia, mis põhjustab universumi laienemise kiirendumist. Energia, mis töötab vastu gravitatsioonile. Energia, mis tõukab galaktikaid lahku. Aga mis see on? Me ei tea. Mitte kõige väiksemat aimu. Mõned füüsikud arvavad, et see on vaakumi energia. Energia, mis on seotud ruumi endaga. Teised arvavad, et see on dünaamiline väli. Väli, mis muutub ajas. Kolmandad arvavad, et see viitab sellele, et meie arusaam gravitatsioonist on vale. Me ei tea. Ja see on alandav. Alandav, aga ka põnev, sest see tähendab, et on veel nii palju avastada, nii palju mõista, nii palju õppida. Aga kuidas me saame olla kindlad milleski, kui 95% universumist on meile mõistatus? Vastus on, me ei saa olla absoluutselt kindlad. Teadus ei paku kunagi absoluutset kindlust. Teadus pakub ainult parimaid võimalikke mudeleid praeguste andmete põhjal. Aga need mudelid on üllatavalt head, üllatavalt täpsed, üllatavalt ennustavad. Võta näiteks Einsteini üldrelatiivsusteooria. See on 100 vana, 100. Ja ometi, iga kord, kui me seda testima, läbib ta testi. Gravitatsioonilained, täpselt nagu Einstein ennustas. Musta augu varjupilt, täpselt nagu Einstein ennustas. Ajaline dilatatsioon GPS-satelliitides, täpselt nagu Einstein ennustas. Või võta kvantmehaanika, see on veelgi vanem, peaaegu 100. Ja see on veider, uskumatult veider, aga see töötab. Iga elektrooniline seade su ümber, su telefon, su arvuti, su LED-lambid, töötab kvantmehaanika põhimõtete alusel. Kui kvantmehaanika oleks vale, ei töötaks miski neist. Aga mõlemad teooriad, relatiivsusteooria ja kvantmehaanika on mitte ühilduvad. Nad kirjeldavad erinevaid aspekte reaalsusest erinevate matemaatiliste keeltega ja me ei tea, kuidas neid ühendada. Kvantgravitatsiooni teooria, mis ühendaks mõlemad, on püha graal kaasaegses füüsikas ja me pole seda veel leidnud. Aga see ei tähenda, et me ei tea midagi. See tähendab ainult, et me ei tea kõike. Ja see on okei. See on teaduse olemus. Teadus ei ole lõplike vastuste kogum. Teadus on protsess. Protsess, mis viib meid järk-järgult lähemale tõele. Ja nüüd, pärast kõike seda, pärast kõiki neid numbreid, pärast kõiki neid avastusi, tuleme tagasi sinu juurde. Sinu juurde, kes istud või seisad või lamad ja loed neid sõnu. Sa oled väike, uskumatult väike. Su keha on umbes 2 meetrit pikk. Maa on 12 000 kilomeetrit läbimõõdus. Päike on 1 300 000 kilomeetrit läbimõõdus. Galaktika on 100 000 valgusaastat läbimõõdus. Vaadeldav universum on 93 miljardit valgusaastat läbimõõdus. Sa oled üks inimene 7 miljardist, üks liik 10 miljonist, üks planeet triljonist, üks täht septiljonist, üks galaktika 2 triljonist. Numbrid muutuvad mõttetuks. Sinu aju ei suuda neid haarata. Aga proovi. Proovi tõesti mõista, kui väike sa oled, kui lühike su elu on, kui tähtsusetu su eksistents on kosmilises skaalas. Aga siis mõista ka seda. Sina oled see, kes mõistab. Sina oled see, kes vaatab tähtede poole ja küsib, miks. Sina oled see, kes ehitab teleskoope ja detektoreid ja arvutab võrrandeid. Sina oled see, kes püüab mõista. Universum on suur, uskumatult suur. Aga enamik sellest on tühi. Enamik sellest on külm, enamik sellest on surnud. Tähed on harvad. Planeedid on haruldasemad. Elu on veel haruldasem. Ja teadlik elu, mis suudab mõista iseennast ja universumit,
on haruldaseim kõigest. Sa oled haruldus, kosmilise evolutsiooni ime, miljardite aastate tulemus, tähtede surm ja sünd, galaktikate kokkupõrge ja sulamine, planeedi moodustumine, eluteke, evolutsioon, teadvus. Sa oled viis, kuidas universum vaatab iseennast, viis, kuidas universum mõistab iseennast, viis, kuidas universum imestab iseennast. Ja see liikumine, see 2 miljonit kilomeetrit tunnis, ei ole lihtsalt füüsiline fakt. See on metafoor. Metafoor sellele, mis sa oled. Sa ei ole staatiline objekt. Sa ei ole püsiv asi. Sa oled protsess, voog, muutumine. Iga sekund vahetuvad su rakud. Iga päev kaotad sa miljoneid rakke ja lood miljoneid uusi. Iga 7 aastat on iga aatom su kehas asendatud. Sa ei ole see, kes sa olid eile. Sa ei ole see, kes sa oled homme. Sa oled hetk. Lühike hetk tohutus voos. Aga see ei tee sind vähem väärtuslikuks. Vastupidi, see teeb sind väärtuslikumaks, sest sa oled haruldane, sa oled ajutine, sa oled ainulaadne. Pole olemas teist sind. Pole kunagi olnud, pole kunagi olema. Täpne kombinatsioon aatomeid, mis moodustab su keha praegu, sel hetkel, ei ole kunagi varem eksisteerinud ja ei eksisteeri kunagi uuesti. Sa oled absoluutselt ainulaadne sündmus universumi ajaloos. Ja see liikumine, see pidev, peatumatu liikumine läbi ruumi on osa sellest, mis sa oled. Sa ei ole eraldiseisev, sa ei ole isoleeritud. Sa oled ühendatud maaga, ühendatud päikesesüsteemiga, ühendatud galaktikaga, ühendatud universumiga. Iga aatom su kehas on reisinud läbi galaktika. Iga aatom on olnud osa tähtedest, planeetidest, kometidest, tolmupilvedest. Iga aatom kannab endas universumi ajalugu. Ja nüüd, praegu, kannavad need aatomid sind. Sind, kes loeb, sind, kes mõtleb, sind, kes imestab. Aga on piir. Alati on piir. Piir sellele, mida me saame teada. Piir sellele, mida me saame mõista. Piir sellele, mida me saame mõõta. Heisenbergi ebamäärasusprintsiip ütleb meile, et on fundamentaalne piir täpsusele. Me ei saa kunagi teada täpselt nii objekti asukohta kui ka selle kiirust. See pole tehnoloogia piirang, see on reaalsuse omadus. Valguse kiirus ütleb meile, et on fundamentaalne piir informatsioonile. Mitte miski ei saa liikuda kiiremini kui valgus. Mitte informatsioon, mitte energia, mitte mõju. See tähendab, et on osad universumist, mida me ei saa kunagi näha. Osad, mis on nii kaugel, et nende valgus ei ole veel meieni jõudnud. Osad, mis on nii kaugel, et nende valgus ei jõua kunagi meieni, sest universum laieneb liiga kiiresti. Ja on veel sügavam piir. Piir, mis puudutab teadvust ennast. Kuidas tekib subjektiivne kogemus objektiivsest ainest? Kuidas tekib mina neuronite tulistamisest? Kuidas tekib värvi kogemus valguse lainepikkusest? Me ei tea. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Võib-olla on see probleem, mis on põhimõtteliselt lahendamatu. Võib-olla on teadus midagi, mis ei saa olla seletatud kolmanda isiku perspektiivist. Võib-olla peab seda kogema, et seda mõista. Aga see ei tähenda, et me peaksime loobuma. See ei tähenda, et me peaksime lõpetama küsimise. See tähendab ainult, et me peame olema alandlikud. Alandlikud oma teadmatuse ees. Alandlikud universumi saladuste ees. Alandlikud reaalsuse keerukuse ees. Mõtle sellele veel kord. Mitte kiiresti, vaid aeglaselt. Tõeliselt aeglaselt. Sa liigud praegu läbi universumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Iga sekund viib su 600 kilomeetrit edasi. Iga hingetõmme, umbes 4 sekundit, viib su 2400 kilomeetri kaugusele.
rohkem kui Tallinnast Roomani. Iga kord, kui su süda lööb, oled sa juba 150 kilomeetrit edasi liikunud. Aga siin on paradoks. Siin on asi, mis peaks sind öösiti ärkvel hoidma. Sa ei saa seda peatada. Mitte kunagi. Mitte hetkekski. Kujuta ette, et sul oleks kõige võimsam rakett, mida inimkond on kunagi ehitanud. Kujuta ette, et sul oleks lõpmatu kütus. Kujuta ette, et sa süütaksid selle raketi ja püüaksid peatuda. Püüaksid jõuda absoluutsesse paigalseisu. Esiteks peaksid sa peatama maa pöörlemise, aga maa mass on 6,5 korda 10 astmes 24 kilogrammi. Selle pöörlemise peatamiseks vajaksid sa energiat, mis võrdub miljonite tuumarelva plahvatusega. Ja isegi kui sa seda teeksid, isegi kui sa suudaksid peatada maa pöörlemise, liiguksid sa ikkagi, sest maa liigub ümber päikese. Seega peaksid sa peatama maa orbiidi, aga selleks vajaksid sa energiat, mis on miljoneid kordi suurem. Energiat, mis võrdub päikese kogu väljundiga mitme aasta jooksul. Ja isegi kui sa seda teeksid, isegi kui sa suudaksid peatada maa orbiidi, liiguksid sa ikkagi, sest päikesesüsteem liigub ümber galaktika. Ja nii edasi ja nii edasi. Iga kiht nõuab eksponentsiaalselt rohkem energiat. Iga kiht on võimatumalt võimatum. Ja lõpuks jõuad sa punkti, kus vajaksid sa rohkem energiat, kui kogu vaadeldavas universumis eksisteerib. Paigalseis ei ole lihtsalt raske. See ei ole lihtsalt ebapraktiline. See on fundamentaalselt võimatu, sest pole olemas absoluutset paigalseismist. Pole olemas punkti, mille suhtes sa saaksid olla paigal. Kõik on suhteline. Kõik liigub. Alati. Aga nüüd tuleb midagi veel veidramat. Midagi, mis muudab kogu su arusaama ajast. Kujuta ette 2 kaksikut. Nimetame neid Annaks ja Mariaks. Anna jääb maale, Maria läheb kosmoselaevaga, mis liigub 99% valguse kiirusest. Ta reisib lähimasse tähesüsteemi, Proxima Centauri, ja tuleb tagasi. Reis võtab Marial umbes 9 aastat. 9 aastat tema aja järgi. Aga kui ta naaseb maale, on Anna 60 aastat vanem. 60. Maria on 29, Anna on 85. See pole ulme, see on füüsika. Einsteini relatiivsusteooria. Tõestatud, mõõdetud, reaalne. Aga nüüd küsi endalt, kes liikus? Maria, kes lendas kosmoselaevaga, või Anna, kes jäi maale? Vastus on mõlemad, või kumbki. Või see sõltub sellest, kuidas sa vaatad. Maria vaatenurgast liikus tema. Ta tundis kiirendust, kui laev startis. Ta tundis aeglustust, kui laev pöördus tagasi. Ta tegi midagi aktiivset. Aga Anna vaatenurgast liikus Maria. Anna jäi maale. Anna tundis end olevat paigal, aga tegelikult liikusid mõlemad. Mõlemad liikusid läbi universumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Maria lihtsalt lisas sellele veel ühe komponendi, veel ühe liikumise. Liikumise, mis muutis tema aega. Ja siin on paradoks. Kui kõik liigub, siis kes liigub? Kui pole absoluutset paigalseismist, siis kuidas me saame öelda, et keegi liigub rohkem kui keegi teine? Vastus on, me ei saa. Me saame ainult öelda, et nad liiguvad erinevalt, erinevates suundades, erinevate kiirusega. Ja see erinevus muudab nende aega. Aga nüüd läheb asi tõeliselt hulluks, sest kvantmehaanika ütleb meile midagi veel veidramat. Elektron ei ole ühes kohas. Ta on kõikjal korraga, kus ta võiks olla. Ta on superpositsioon, kõigi võimalike asukohtade summa. Ja alles siis, kui keegi teda mõõdab, valib ta ühe asukoha. Aga kui elektron on kõikjal korraga, siis mis kiirusega ta liigub? Vastus on kõigi kiirusega korraga. Ta liigub nulliga. Ta liigub valguse kiirusega. Ta liigub kõigi vahepealse kiirusega.
kõik korraga, kuni keegi teda mõõdab. Ja sina, kes koosneb triljonist elektronist, oled ka superpositsioon. Uskumatult väike superpositsioon. Nii väike, et me ei saa seda kunagi mõõta. Aga see on olemas. Sa ei ole täpselt seal, kus sa arvad end olevat. Sa oled natuke kõikjal ümberringi. Ja sa ei liigu täpselt kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Sa liigud natuke kiiremini, natuke aeglasemalt. Kõik korraga. Kvantmaailm ei tunnista täpsust. Kvantmaailm tunnistab ainult tõenäosusi. Ja see tähendab, et reaalsus ise fundamentaalsel tasemel on ebamäärane, udune, tõenäosuslik. Aga on veel üks viis, kuidas liikumine avaldub. Viis, mis on nii ilus, et see on peaaegu poeetiline. Kui 2 musta auku tiirlevad üksteise ümber, ei liigu ainult nemad. Liigub ruum ise. Ruum venitub ja kokkub surutub. Ruum lainetab. Ruum tantsib. Ja see tants levib läbi universumi valguse kiirusega. Gravitatsioonilaine, ruumi enda laine, sööstab läbi galaktikate, läbi tühimiku, läbi kõige. Aastal 2015, kui LIGO tuvastas esimese gravitatsioonilaine, ei tuvastanud ta lihtsalt 2 musta augu kokkupõrget. Ta tuvastas ruumi enda liikumist. Ta tuvastas seda, kuidas universum hingab. Ja see hingamine on pidev. Iga liikuv mass tekitab gravitatsioonilaineid. Sina tekitad gravitatsioonilaineid. Iga kord, kui sa liigutad kätt, väriseb ruum natuke. Iga kord, kui su süda lööb, lainetab ruum natuke. Iga kord, kui sa hingad, tantsib ruum natuke. Sa ei ole lihtsalt ruumis. Sa oled osa ruumist. Ja su liikumine on ruumi liikumine. Nüüd tee midagi julgelt. Tee midagi, mida inimaju ei ole mõeldud tegema. Kujuta ette tulevikku. Mitte homme, mitte järgmisel aastal, vaid miljardit aastat edasi. Päike on muutunud. Ta on 10% heledamaks muutunud. See tundub vähe, aga see on piisav. Maa temperatuur on tõusnud. Ookeanid hakkavad aurustuma. Veeaur, kasvuhoonegaas, tekitab tagasisidetsükli. Rohkem veeauru tähendab rohkem soojust. Rohkem soojust tähendab rohkem veeauru. Umbes miljardi aasta pärast on maa temperatuur 100 kraadi. Ookeanid on kadunud. Atmosfäär on muutunud. Elu, vähemalt elu, nagu me seda tunneme, on võimatu. Aga maa liigub ikkagi. Liigub ümber päikese. Liigub läbi galaktika. Liigub läbi universumi. Kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Surnud planeet, aga liikuv planeet. Ja kuskil, võib-olla siin, võib-olla mujal, on teine planeet. Planeet, kus elu on alles. Planeet, kus keegi vaatab tähtede poole ja küsib. Kui kiiresti me liigume? Ja vastus on sama. 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Alati sama. Igavesti sama. Aga mis see kõik tähendab? Mis see tähendab sulle, kes elad oma väikest elu? Kes muretsed oma väikeste probleemide pärast? Kes unistab oma väikestest unistustest? Mõned inimesed ütlevad, et see teeb elu tähendusetus. Nad ütlevad, kui me oleme nii väikesed, kui universum on nii suur, kui kõik lõpeb nii kui nii, siis mis mõte? Aga see on vale küsimus, vale viis mõelda. Tähendus ei tule suurusest. Tähendus ei tule kestusest. Tähendus tuleb kogemusest. Kogemusest olla. Kogemusest tunda. Kogemusest mõista. Sa oled väike, jah. Aga sa oled ka uskumatu. Sa oled struktuuri, mis on nii keeruline, et kogu inimkonna teadmised ei suuda seda täielikult kirjeldada. Su aju sisaldab 86 miljardit neurooni. Iga neuron on ühendatud tuhandete teistega. Kokku on su ajus umbes 100 triljonit sünaptilisi ühendusi. See on rohkem kui tähti linnude ees. Rohkem kui galaktikaid vaadeldavas universumis.
Su aju on keerulisem kui miski muu, mida me universumis teame. Ja see aju, see uskumatu struktuur, suudab mõista, suudab imestada, suudab armastada, suudab luua, suudab unistada. See ei ole tähendusetu, see on ime. Aga nüüd tuleb kõige olulisem osa, mida paljud teaduse populariseerijad vaikiksid maha. Aga ma ei tee seda, sest ausus on olulisem kui kindlus. Me ei tea kõike, me ei tea isegi enamikku, me ei tea, mis on tumeaine. Me teame, et ta on olemas, me näeme tema gravitatsioonilist mõju, aga me ei tea, mis ta on. Osakesed, väljad, midagi täiesti muud, me ei tea. Me ei tea, mis on tume energia. Me teame, et ta on olemas. Me näeme, kuidas universum laieneb kiirenedes, aga me ei tea, mis ta on. Vaakumienergia, dünaamiline väli, märk sellest, et meie gravitatsiooniteooria on vale. Me ei tea. Me ei tea, kuidas teadvus tekib. Me teame, et neuronid tulistavad. Me teame, et ajupiirkonnad aktiveeruvad, aga me ei tea, kuidas sellest tekib subjektiivne kogemus, kuidas tekib mina, kuidas tekib värvikogemus, valukogemus, armastuse kogemus. Me ei tea. Me ei tea, kas on olemas teisi universumeid. Multiversum, lõtmatu arv paralleelseid universumeid, millest igaühes on erinevad füüsikaseadused. See on matemaatiliselt võimalik, aga kas see on reaalne? Me ei tea. Me ei tea, mis oli enne suurt pauku. Kas oli midagi? Kas oli aeg? Kas oli ruum? Või kas need küsimused on mõttetud? Nagu küsida, mis on põhjast põhja pool? Me ei tea. Ja kõige olulisem, me ei tea, kas me saame kunagi teada. Võib-olla on fundamentaalsed piirid sellele, mida inimaju suudab mõista. Võib-olla on reaalsuse aspekte, mis on meile igavesti kättesaamatud. Ja nüüd pöördun ma tagasi skeptiku poole. Skeptiku, kes ütleb, aga kuidas ma saan usaldada seda kõike? Kuidas ma saan olla kindel? Ja mõtlen, sa ei saa olla kindel. Mitte absoluutselt kindel, mitte kunagi. Aga see ei tähenda, et kõik on võrdselt tõenäoline. See ei tähenda, et teadus ja pseudoteadus on võrdsed. See ei tähenda, et tõde ei eksisteeri. Teadus ei paku kindlust. Teadus pakub tõenäosust. Tõenäosust, mis põhineb tõenditel. Tõenditel, mis on kontrollitavad. Kontrollitavad, mis on reprodutseeritavad. Kas me võime eksida? Jah. Me oleme eksinud varem, me eksime tulevikus. Aga iga viga viib meid lähemale tõele. Iga parandus täpsustab meie mudeleid. Iga avastus avab uusi küsimusi. See on teaduse ilu. Mitte kindlus, vaid protsess. Mitte dogma, vaid meetod. Mitte lõplik vastus, vaid lõpmatu küsimine. Aga nüüd, viimases osas enne filosoofilist finaali, küsin ma midagi sügavamat. Mis on liikumine? Mitte füüsikaliselt, seda me teame, vaid metafüüsiliselt, ontoloogiliselt. Mis tähendab liikuda? Aristoteles ütles, et liikumine on potentsiaali aktualiseerumine. Asi, mis võib olla ühes kohas, muutub asjaks, mis on teises kohas. Potentsiaal muutub aktiivsuseks. Aga kvantmehaanika ütleb midagi muud. Kvantmehaanika ütleb, et asi on kõikjal korraga. Potentsiaal ja aktiivsus on samaaegne. Liikumine ei ole üleminekut ühest kohast teise. Liikumine on kõigi kohtade superpositsioon. Ja relatiivsusteooria ütleb veel midagi muud. Relatiivsusteooria ütleb, et liikumine ei ole absoluutne. Liikumine on suhteline. Liikumine sõltub vaatlejast. Liikumine on perspektiiv. Kes on õigus? Kõik või keegi? Või see sõltub sellest, millisel tasemel sa vaatad? Makroskoopilisel tasemel, meie igapäevases maailmas, on Aristoteles õigus. Asjad liiguvad ühest kohast teise. Potentsiaal muutub aktiivsuseks. Kvantsel tasemel on kvantmehaanika õigus. Asjad on kõikjal korraga. Liikumine on superpositsioon.
Kosmilisel tasemel on relatiivsusteooria õigus. Liikumine on suhteline. Liikumine on perspektiiv. Reaalsus ei ole üks asi. Reaalsus on kihtidest koosnev. Iga kiht järgib oma reegleid. Iga kiht nõuab oma keelt. Iga kiht paljastab erinevat tõde. Ja nüüd viimane paradoks. Paradoks, mis sünteesib kõik. Sa liigud kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis, aga sa tunned end olevat paigal. Mõlemad on tõsi. Mõlemad on reaalsed. Mõlemad on õiged. Sa liigud, sest kõik liigub. Pole absoluutset paigal seismist. Pole punkti, mille suhtes sa saaksid olla paigal. Kõik on vool. Kõik on protsess. Kõik on muutumine. Aga sa oled ka paigal, sest kõik su ümber liigub koos sinuga. Õhk, maapind, hooned, inimesed, kõik. Sa oled osa süsteemist, mis liigub kui üks tervik. Ja selle süsteemi sees oled sa paigal. See ei ole vastuolu, see on perspektiiv. Perspektiiv, mis sõltub sellest, kus sa vaatad. Kui sa vaatad seestpoolt, oma igapäevasest kogemusest, oled sa paigal. Kui sa vaatad väljastpoolt, universumi perspektiivist, liigud sa. Mõlemad on tõsi, mõlemad on reaalsed, mõlemad on olulised. Ja nüüd, praegu, oleme me jõudnud punkti, kus numbrid lõpevad ja tähendus algab. Kus füüsika lõpeb ja filosoofia algab. Kus teadmine lõpeb ja tarkus algab. Me oleme rääkinud kiirustest. Me oleme rääkinud liikumistest. Me oleme rääkinud universumist. Aga me pole veel rääkinud kõige olulisemast. Me pole veel rääkinud sellest, mida see kõik tähendab. Mida see tähendab olla inimene universumis, mis ei peatu kunagi? Mida see tähendab elada elu, mis on lühike, aga tähendusrikas? Mida see tähendab otsida tähendust maailmas, mis ei paku loomupäraseid tähendusi? Need on küsimused, mis ootavad. Küsimused, mis nõuavad erinevat keelt. Mitte teaduse keelt, vaid filosoofia keelt. Mitte mõõtmise keelt, vaid mõistmise keelt. Mitte faktide keelt, vaid tähenduse keelt. Ja need küsimused, need sügavad, olulised, inimlikud küsimused ootavad järgmist osa. Ootavad filosoofilist finaali. Ootavad sünteesi. Sest lõpuks ei ole oluline, kui kiiresti me liigume. Oluline on, miks me liigume. Oluline on, kuhu me liigume. Oluline on, kes me oleme selle liikumise käigus. Ja need vastused, need sügavad, isiklikud, transformatiivsed vastused tulevad nüüd. Aga nüüd peatu. Tõeliselt peatu. Mitte füüsiliselt, seda sa ei saa, vaid vaimselt. Peatu ja küsi endalt üks küsimus. Küsimus, mis on lihtsam kui kõik need võrrandid, aga sügavam kui kõik need numbrid. Miks? Miks universum liigub? Miks pole ta lihtsalt paigal? Miks pole ta staatiline, külmunud, muutumatu? Füüsika ütleb, sest suur pauk, sest energia, sest gravitatsioon, sest universumi laienemise seadused. Aga see ei ole vastus, see on kirjeldus. Kirjeldus sellest, kuidas asjad toimuvad, mitte sellest, miks nad toimuvad. Ja siin, täpselt siin, jõuame me teaduse piirile. Piirile, kus numbrid lõpevad ja tähendus algab. Piirile, kus mõõtmine lõpeb ja mõistmine algab. Piirile, kus teadmine lõpeb ja imetlus algab. Sest tõde on see, me ei tea, miks universum on olemas. Me ei tea, miks ta järgib neid seadusi, mitte teisi. Me ei tea, miks on midagi, mitte midagi. Leibniz küsis seda 300 aastat tagasi. Miks on olemas midagi, mitte midagi? Ja me ei tea siiani. Võib-olla me ei saa kunagi teada. Aga see teadmatus, see sügav, fundamentaalne teadmatus ei ole nõrkus. See on kutse. Kutse imestada. Kutse küsida. Kutse otsida. Rääkigem ausalt.
rääkigem sellest, mida me ei tea. Mitte sellepärast, et teadus oleks ebaõnnestunud, vaid sellepärast, et universum on sügavam, kui me kunagi arvasime. Me ei tea, mis on tumeaine. 27% universumist. Rohkem kui kõik tähed, kõik planeedid, kõik galaktikad kokku. Ja me ei tea, mis see on. Me teame ainult, et see on olemas. Me näeme selle gravitatsioonilist jalajälge, aga aine ise, nähtamatu, puutumatu, salapärane. Võib-olla on see osakesed, mida me pole veel avastanud. Võib-olla on see väljad, mida me pole veel mõõtnud. Võib-olla on see midagi nii võõrast, et meie praegused mõisted ei suuda seda haarata. Me ei tea, mis on tume energia. 68% universumist. Energia, mis tõukab galaktikaid lahku. Energia, mis kiirendab universumi laienemist. Energia, mis võib lõpuks rebida lahti kogu reaalsuse. Võib-olla on see vaakumi omadus. Võib-olla on see dünaamiline väli. Võib-olla on see märk sellest, et meie arusaam gravitatsioonist, isegi Einsteini geniaalne arusaam, on mittetäielik. Me ei tea, kuidas teadvus tekib, kuidas neuronite tulistamisest tekib subjektiivne kogemus, kuidas elektrilistest impulssidest tekib mina, kuidas keemiast tekib kvaalia, punase kogemus, valu kogemus, armastuse kogemus. See on raske probleem, nagu filosoof David Chalmers seda nimetas. Ja see on tõesti raske. Võib-olla kõige raskem küsimus, mida inimkond on kunagi esitanud. Me ei tea, kas on olemas teisi universumeid, multiversum, lõpmatu arv paralleelseid reaalsusi, millest igaühes on erinevad füüsikaseadused, erinevad konstantid, erinevad võimalused. Matemaatiliselt on see võimalik, aga kas see on reaalne? Ja kui on, siis kuidas me saaksime seda kunagi teada? Me ei tea, mis oli enne suurt pauku. Kas oli aeg, kas oli ruum, kas oli midagi? Või kas need küsimused on mõttetud, nagu küsida, mis on põhjast põhja pool? Mõned füüsikud ütlevad, et aeg ise algas suure pauguga. Enne ei olnud enne. Teised ütlevad, et meie universum on üks tsükkel lõpmatus jadast. Universum laieneb, kokkub, variseb, põrkab tagasi, laieneb uuesti, igavesti. Me ei tea. Aga siin on paradoks. Paradoks, mis on nii ilus, et see on peaaegu poeetiline. Mida rohkem me teame, seda rohkem me mõistame, kui vähe me teame. 300 aastat tagasi arvasid inimesed, et nad on peaaegu kõike mõistnud. Newton oli avastanud gravitatsiooniseadused. Universum oli nagu kell, täiuslik mehhanism, mida sai täielikult mõista. Aga siis tulid Maxwell ja elektromagnetism. Siis tulid Einstein ja relatiivsusteooria. Siis tulid Bohr ja Heisenberg ja kvantmehaanika. Siis tulid Hubble ja universumi laienemise avastus. Siis tulid Penzias ja Wilson ja kosmilise mikrolaine taustkiirguse avastus. Iga avastus avas rohkem küsimusi kui vastuseid. Iga vastus paljastas sügavamaid mõistatusi. Iga samm edasi näitas meile, kui kaugel me oleme lõpust. Ja nüüd, praegu, 21. sajandi alguses, teame me rohkem kui kunagi varem. Aga me teame ka, et 95% universumist on meile mõistatus. See ei ole ebaõnnestumine, see on edu. Edu, mis näitab meile, kui suur on see, mida me veel ei tea. Edu, mis hoiab meid alandlikuna. Edu, mis hoiab meid küsimas, aga mis see kõik tähendab sulle? Sulle, kes liigud läbi selle salapärase universumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. See tähendab, et sa oled osa millestki, mida sa ei mõista täielikult. Ja see on okei. See on rohkem kui okei. See on ilus. Kujuta ette, kui me teaksime kõike. Kui universum oleks täielikult mõistetav. Kui poleks enam küsimusi. Kui poleks enam saladusi. Kui poleks enam imetlust. Kas see oleks parem? Ei. See oleks igav. See oleks tühi. See oleks tähendusetu. Sest tähendus tuleb otsimisest. Tähendus tuleb küsimisest.
tähendus tuleb imetlemisest. Tähendus tuleb sellest, et sa ei tea, aga sa tahad teada. Sa oled osa universumist, mis uurib iseennast. Sa oled viis, kuidas universum püüab mõista iseennast. Sa oled küsimus, mida universum esitab iseendale. Ja see ei ole väike asi. See ei ole tähtsusetu asi. See on kõige olulisem asi. Aga nüüd tuleme tagasi liikumise juurde. Tagasi selle 2 miljoni kilomeetri tunnis juurde. Aga nüüd vaatame seda erinevalt. Mitte kui fakti, vaid kui metafoori. Liikumine on muutus. Liikumine on protsess. Liikumine on voog. Ja see ei kehti ainult füüsilise liikumise kohta. See kehtib kõige kohta. Sa liigud läbi aja. Iga sekund viib su edasi. Iga hetk muudab sind. Iga kogemus kujundab sind. Sa ei ole sama inimene, kes sa olid eile. Sa ei ole sama inimene, kes sa oled homme. Sa liigud läbi suhete. Inimesed tulevad su ellu. Inimesed lahkuvad su elust. Mõned jäävad hetkeks, mõned jäävad eluks. Aga kõik muudavad sind. Kõik liigutavad sind. Sa liigud läbi ideede. Sa õpid, sa kasvad, sa muudad meelt. Sa avastad uusi tõdesid. Sa hülgad vanu uskumusi. Sa oled pidev transformatsioon. Paigalseis on illusioon. Mitte ainult füüsikaliselt, vaid ka eksistentsiaalselt. Sa ei saa olla sama. Sa ei saa jääda muutumatuks. Sa ei saa peatuda. Ja see on hea. See on ilus. See on see, mis teeb sind elavaks. 2500 aastat tagasi õpetas Buda Indias. Kõik on ajutine. Kõik muutub. Kõik voolab. Samal ajal õpetas Herakleitos Kreekas. Sa ei saa astuda 2 korral samasse jõkke. Nad ei teadnud kvantmehaanikast. Nad ei teadnud relatiivsusteooriast. Nad ei teadnud, et maa liigub kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Aga nad mõistsid midagi sügavat, midagi fundamentaalset, midagi, mida kaasaegne teadus kinnitab. Reaalsus ei ole staatiline. Reaalsus on dünaamiline. Reaalsus on protsess. Ja ainus viis leida rahu selles pidevalt muutuvas reaalsuses ei ole võidelda selle vastu. Ei ole püüda kinni hoida. Ei ole püüda peatada. Ainus viis leida rahu on aktsepteerida. Aktsepteerida muutust. Aktsepteerida liikumist. Aktsepteerida voogu. Lasta lahti. Mäletad, kuidas me alustasime? Mäletad esimest hetke? Praegu, sel hetkel, kui sa loed neid sõnu, liigud sa läbi ruumi kiirusega, mis ületab 2 miljonit kilomeetrit tunnis. See oli šokeeriv, see oli raputav, see oli midagi, mis muutis su arusaama reaalsusest. Aga nüüd, pärast kõike seda, pärast kõiki neid numbreid, pärast kõiki neid avastusi, pärast kõiki neid filosoofilisi mõtisklusi, vaata seda uuesti. Praegu, sel hetkel, kui sa loed neid sõnu, liigud sa läbi ruumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Aga see ei ole enam šokeeriv. See on ilus. See on inspireeriv. See on midagi, mis ühendab sind universumiga. Sa ei ole eraldiseisev. Sa ei ole väline vaatleja. Sa oled osa. Sügavalt, lahutamatult, vältimatus osa. Iga aatom su kehas on reisinud läbi galaktika. Iga aatom on olnud osa tähtedest, mis sündinud ja surnud miljardeid aastaid enne sind. Iga aatom kannab endas universumi ajalugu. Ja nüüd, praegu, kannavad need aatomid sind. Sind, kes loeb. Sind, kes mõtleb. Sind, kes imestab. Aga keskel kõiki neid teadmatusi, keskel kõiki neid saladusi, on asjad, mida me teame. Mitte arvamused, mitte uskumused. Teadmised. Me teame, et sa liigud. Mitte sellepärast, et sa tunned seda, vaid sellepärast, et me oleme mõõtnud seda. Korduvalt. Erinevate meetoditega, erinevate instrumentidega. Ja kõik mõõtmised kinnitavad sama. Me teame, et aeg on suhteline. Mitte filosoofiliselt, sõna otseses mõttes.
GPS. Satelliidid tõestavad seda iga päev. Kui me ei arvestaks relatiivsusefekte, oleks GPS-i viga kilomeetreid. Me teame, et ruum on kõverduv. Me oleme näinud, kuidas valgus kõverdub massiivsemate objektide ümber. Me oleme tuvastanud gravitatsioonilaineid, ruumi enda laineid. Me teame, et universum laieneb. Me näeme, kuidas galaktikad meist eemalduvad. Me näeme, kuidas kaugemad galaktikad eemalduvad kiiremini. Me näeme kosmilise mikrolaine taustkiirgust, valgust universumi kõige varasematest aegadest. Need ei ole arvamused, need on faktid. Faktid, mis on kontrollitud. Faktid, mis on kinnitatud. Faktid, mis on tõestatud. Aga need faktid ei anna meile lõplikke vastuseid. Nad annavad meile paremaid küsimusi. Ja nüüd, vaadates tulevikku, millised on küsimused, mida järgmine põlvkond küsib? Võib-olla nad küsivad, kas me suudame reisida teistele tähtedele? Ja võib-olla vastus on jah. Võib-olla me leiame viisi liikuda lähedal valguse kiirusele. Võib-olla me leiame viisi kasutada ruumi enda omadusi, kõverdada ruumi, luua ussi auke, manipuleerida gravitatsiooni. Võib-olla nad küsivad, kas me suudame mõista teadvust? Ja võib-olla vastus on jah. Võib-olla me avastame, et teadvus ei ole ainult neuronite tulistamine. Võib-olla me avastame, et teadvus on fundamentaalne osa universumist, nagu ruum, nagu aeg, nagu energia. Võib-olla nad küsivad, kas me oleme üksi? Ja võib-olla vastus on ei. Võib-olla me leiame signaale teistest tsivilisatsioonidest. Võib-olla me leiame elu teistel planeetidel. Võib-olla me mõistame, et universum kubiseb elust. Elu, mis on nii erinev meie omast, et me peaaegu ei tunnista seda eluna. Või võib-olla nad küsivad küsimusi, mida me ei oska isegi ette kujutada. Küsimusi, mis nõuavad mõisteid, mida me pole veel loonud. Küsimusi, mis avanevad ainult siis, kui me oleme vastanud praegustele küsimustele. Aga üks asi on kindel. Nad küsivad, nad otsivad, nad imestavad. Sest see on see, mis teeb meid inimesteks. Mitte meie keha, mitte meie aju, vaid meie võime küsida, meie võime imestada, meie võime otsida tähendust universumis, mis ei paku loomupäraseid tähendusi. Aga mis muutub sinus, kui sa tõesti mõistad seda? Kui sa tõesti tunned seda? Esiteks, su probleemid muutuvad väiksemaks. Mitte tähtsusetus, aga väiksemaks. Perspektiivis. Kas sa muretsed oma töö pärast? See on oluline. Aga kosmilises perspektiivis, kus sa liigud läbi universumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis, on see üks hetk. Üks lühike hetk tohutus voos. Kas sa muretsed suhete pärast? Need on olulised. Aga kosmilises perspektiivis, kus iga aatom su kehas on reisinud läbi galaktika, on need ühendused, mis teevad su lühikese elu tähendusrikkaks. Kas sa muretsed surma pärast? See on loomulik. Aga kosmilises perspektiivis, kus aatomid, mis moodustavad sind, jätkavad igavesti, ei ole surm lõpp. See on transformatsioon, muutus, osa lõpmatust tsüklist. Teiseks, su ühendus universumiga muutub sügavamaks. Sa ei ole enam eraldiseisev, sa ei ole enam väline, sa oled osa. Iga kord, kui sa vaatad tähtede poole, vaatad sa oma päritolu poole. Iga kord, kui sa hingad sa aatomeid, mis on olnud osa tuhandetest teistest olenditest. Iga kord, kui su süda lööb, osaled sa universumi tantsus. Kolmandaks, su vastutus muutub suuremaks. Mitte koormavamaks, vaid tähendusrikkamaks. Sa oled viis, kuidas universum mõistab iseennast. Sa oled viis, kuidas universum hoolitseb iseenda ees. Sa oled viis, kuidas universum loob tähendust. Ja see tähendab, et su valikud on olulised. Su teod on olulised. Su elu on oluline. Mitte sellepärast, et sa oleksid suur, vaid sellepärast, et sa oled haruldane. Haruldane, ajutine,
ainulaadne. Ja nüüd viimane küsimus. Küsimus, millel ei ole vastust. Küsimus, mis jääb sinuga. Kui sa liigud läbi universumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis, kui sa oled osa sellest lõpmatust voost, siis kuhu sa liigud? Mitte füüsiliselt, seda me teame. Sa liigud läbi galaktika. Sa liigud läbi universumi. Sa liigud gravitatsiooni tõmbel ja ruumi enda liikumise tõttu. Aga eksistentsiaalselt, metafüüsiliselt, spirituaalselt. Kuhu sa liigud? Kas sa liigud millegi poole? Kas on eesmärk? Kas on sihtkoht? Kas on tähendus? Või kas sa lihtsalt liigud? Liigud, sest liikumine on reaalsuse olemus. Liigud, sest paigalseis on võimatu. Liigud, sest see on see, mida universum teeb. Ma ei tea. Sina ei tea. Keegi ei tea. Aga võib-olla ei ole küsimus kuhu, vaid kuidas. Kuidas sa liigud? Kas sa liigud teadlikult või teadusetult? Kas sa liigud vastupanuga või aktsepteerimisega? Kas sa liigud hirmuga või imetlusega? Sest sa liigud niikuinii. 2 miljonit kilomeetrit tunnis, iga sekund, iga hetk, iga hingetõmme. Aga kuidas sa liigud? See on su valik. Ja nüüd, praegu, sel hetkel, kui sa loed viimast lõiku, peatu veel kord. Sa liigud läbi universumi kiirusega 2 miljonit kilomeetrit tunnis. Aga sa oled ka siin, praegu, selles hetkes. See on paradoks, aga see on ka tõde. Sa oled liikumine ja paigalseis. Sa oled protsess ja hetk. Sa oled voog ja vorm. Ja see hetk, see lühike, väärtuslik, ainulaadne hetk on kõik, mis sul on. Mitte eile, mitte homme, praegu. Aga see praegu ei ole staatiline. See praegu liigub. Iga sekund toob uue praegu. Iga hingetõmme loob uue hetke. Sa oled jõgi, mis voolab, aga sa oled ka vesi, mis voolab. Sa oled nii protsess kui ka sisu, nii liikumine kui ka liikuja. Ja võib-olla on see kõige sügavam tõde. Sa ei ole asi, mis liigub läbi universumi. Sa oled liikumine ise. Sa oled protsess. Sa oled voog. Sa oled muutumine. Ja see muutumine, see pidev, peatumatu, ilus muutumine on see, mis teeb sind elavaks. Vaata üles. Vaata tähtede poole. Need tähed, mida sa näed, ei ole seal, kus nad tunduvad olevat. Nende valgus on reisinud aastaid, sajandeid, tuhandeid aastaid, et jõuda su silmadeni. Ja sel ajal, kui see valgus reisis, liikusid ka sina. Liikusid läbi galaktika, liikusid läbi universumi. Sa ja need tähed, te olete osa samast tantsust, samast voost, samast lõpmatust liikumisest. Ja see tants jätkub igavesti. 2 miljonit kilomeetrit tunnis, iga sekund, iga hetk. Aga praegu, sel hetkel, oled sina see, kes vaatab. Sina oled see, kes mõistab. Sina oled see, kes imestab. Ja võib-olla on see piisav. Võib-olla küsimused on olulisemad kui vastused. Võib-olla otsing on olulisem kui leidmine. Võib-olla liikumine ise on sihtkoht.